videolõunatund Nõmme raadios. Tere maailm! Mina siin kuulasin Vene raadiot, et teada saada, mis Venemaal huvitavat sünnib. Aga hakkame siis peale nüüd meie saatega Nõmme raadios. Kõigepealt ma tahaksin kõigile öelda aitäh, kes meid toetanud on. Ja ma ütlen aitäh juba ka nendele ette, kes meid toetavad tulevikus, sest me oleme, elu on elu ja asjad on nagu asjad, mitte miski asi ei toimu ilma rahata. Nii et ühesõnaga see toetus oleks lihtsalt meile vajalik ja ma olen seda rõhutanud ja kordan veel kord, eks me kõik ju siin tegelikult teeme seda, ma ei tea, teeme tööd või siis lahutame oma meelt, ükskõik kuidas võtta, tegelikult ikkagi täiesti, ma ei tea, kus kohast teiste rahad tulevad, minu oma on pension, nii et aga mina oma pensioniga ikka tervet raadiot üleval pidada ei saa isegi natukestki. Tähendab, meie asi on ikkagi püüda anda teile nii palju igasuguseid naljakaid ja tõsiseid ja aktuaalseid lugusid vastutasuks selle eest, kui te meid natuke toetada saate. Nüüd esimene asi, milles ma tahaks kokku leppida, et tänasel saatel on olemas omaette skeem või teatud süsteem. Süsteem number üks, süsteemi element number üks on see, et ma vannun, et ma ei räägi presidendist ja presidendi valimistest, mitte üks piuks. Sellepärast, et kui isegi te lööte lahti need viimased ajalehed ja nii edasi, ikka tegelikult on ikka kole. Kole on see, et inimestel ei ole mitte midagi muud teha. Ma ei tea, mingu kas siin on nurga taha jooma, tule taevas appi või ma ei tea, mida tegema, aga jätku see presidendi amet rahule sellepärast A, täiesti mõttetu, B, sellest presidendi jutust midagi targemaks ei muutu. Amet on mõttetu ja meie jutt temast oleks ka mõttetu. Niisiis me oleme kokku leppinud, et tänasel päeval me presidendi ametist ja kõigest sellest las igasugused sellised pullivennad nagu seal Eesti Rahvusringhääling ja mingi ajaleht või nii edasi. Las pullivennad, kellel lihtsalt ei ole mõistust rääkida parematest asjadest, las räägivad presidendist. Muide, huvitav on see, mis nendega juhtuma hakkab pärast seda, kui see president ära valitakse. See oli struktuurne teema number üks. Ja struktuurne teema number kaks on see, et me räägime, võib-olla tänane saade tinglikult öeldes jaguneb nagu kahte kategooriasse, kus juures võib-olla see teine kategooria on isegi mingil määral huvitavam. Sellepärast, et ma soovin teile ja endale ja kõigile, ma vaatan siit, kontrollin kalendristki järele, et täna 20. august on meie taasiseseisvumise aastapäev. Ja kuna ma olen sellega seotud olnud, niimoodi nagu ei ole kunagi olnud keegi seotud selle asjaga, sellepärast, et mina olin sel ajal Moskvas, kui see taasiseseisvumine tuli, siis tegelikult see on päris kihvt lugu ja sellest võiks edaspidi ka rääkida. Nii et meie saate teine pool on siis pühendatud tegelikult sellele tänasele aastapäevale ja kõigele sellega kaasnevale. Aga nüüd siis Venemaa Niina ja kolmat moodi. Tähendab, miks me räägime sellest? Ega see Venemaa on ka nii, nagu ta on, eks ole, ühed tulistavad ja teised saavad pihta ja mis sa seal nii väga ikka räägid. Aga olukord nimelt klimaatiliselt hakkab muutuma mõnevõrra teistsuguseks. Mispärast hakkab Venemaal olukord teistsuguseks? Sellepärast, et ennäe, nurga taga on paista sügis. Ja siin kerkivad üles väga tõsised Venemaa probleemid, mis kaudselt võivad mõjutada ka meid. Ja need probleemid on Venemaa põllumajanduses. Lihtne väide, millest ka meie kõik ilusti aru saame, on see, et talivilja on vaja hakata külvama.
Tähendab, teiste sõnadega traktorid peavad minema välja tööle ja hakkama kündma. Noh, õieti ma nüüd klimaatiliselt, ma nüüd nii täpselt ei tea, aga üldiselt umbes sel ajal oleks vaja hakata nagu kündma, et talivili maha saaks. Ja kui nüüd see olukord jätkub, mis praegu meil on tegemist bensiini, diisli ja muude selliste asjadega, siis on riskikoht see, et noh, kas siis tuleb mingisugune kündmine või mitte. Kusjuures siin tuleb lisada veel tervet rida täiendavaid asjaolusid. Nimelt raha. Raha on selline, et Vene traktorist peaks palka saama umbes 300 kuni 500 eurot. Ja nii on seda rehkendatud. Aga kui sa mõtled selle peale, et Venemaal peaks traktori roolis istuma 50 000 inimest, no anna andeks, siis pole mitte ainult küsimus, et traktoril pole bensiini, vaid siin on ka teine küsimus veel selles, et ei ole traktoristidele palka maksta, et kes siis hakkab seda asjandust tegema. Ja järgmine teema on muidugi olemasoleva nisu ja selle üleskorjamine ja mis sellest edasi saab. Sellepärast, et see nisu on üldiselt olnud üsna tähtis selline tooraine, mida võiks ja peaks ka Euroopasse müüma, palju vähise küsimus, aga mida sa müüd, kui sa seda nisu sealt kätte ei saa? Sest vaadake, ega selle nisuga on ju ka niimoodi, hea küll, kombain läheb, teeb selle töö ära, mis on muide väga suur küsimärk, ma ütlesin 300-500 euri traktoristi palk või kombaineri palk ja nii edasi. Okei, see nüüd on üles korjatud. Mis juhtub viljaga pärast seda, kui vilja on üles korjatud? Ta tuleb külje pealt sellest traktori selle juurest maha ja ta läheb veoautokasti. Veoautokastil on ka bensiini vaja. Ja nüüd edasi, kui ta viiakse, muide see oli üks probleem, mis oli Eestiski hästi natukene, aga Venemaal veel ja selles samas õnnetus Ukrainas veel Nõukogude korra viljastuvates tingimustes oli probleem see, et ei olnud vilja mitte kuskile panna. Ehk ei olnud elevaatoreid. Elevaator on niisugune suur torn, mida võib-olla tallinlane kõige paremini teab. Üks kõva elevaator on meil siin samas Nõmme raadio kõrval. Kui lähed Nõmme raadiost siit meie juurest välja Hiiu poole, siis Hiius on ju näha need suured tornid, mis seisab, mis oli nõukogude aegne suur elevaator. Suur elevaator oli ka Tartus ja Valgas ja igasugused need suur. Nii, aga see oli Eestis, mis oli hästi arenenud põllumajanduslik maa või liiduvabariik siis nende mõistete järgi. Aga mis juhtus siis viljaga näiteks, näiteks Kasahstanis, kuhu sügiseks abitöödele saadeti ka Eestist veoautojuhte ja sõdurid saadeti sinna ja nii edasi. Kuhu see vili pandi? See vili pandi paremal juhul põrandale ehk maa peale, niimoodi, et maa peale pandi siis kas mingi present või mingisugune muu siuke suur riidepalakas ja sinna valati vili peal. Ja kui te mäletate veel mingil määral, ütleme neid uudiseid, mis tulid nõukogude ajal kino ringvaates, siis seal ju oli niimoodi, see näidati, kuidas vili läheb aga vähesed pöörasid tähelepanu sellele, kuhu see vili läheb. Vili läheb maha. Ja nüüd siit edasi, tõenäoliselt kaeti sealt midagi ka presidendi palakatega kinni ja nii edasi, aga ta oli põhimõtteliselt raudteejaama juures maas põrandal. Ja kujutage nüüd endale ette, et kui hakkavad sügisesed vihmad ja nii edasi, siis on tegelikult ju aja küsimus, millal see vili lihtsalt elementaarselt mädanema läheb. Ja ega siis nüüd Putini aegsel Venemaal pole olukord ju paremaks läinud. Ehk teiste sõnadega Putin kannab ette või Putinile kantakse ette, et nii palju on, nii hea on see saak olnud ja nii edasi, aga mitte keegi ei esita endale normaalset küsimust, et mis sellest siis edasi saab. Ehk teiste sõnadega üles korjatud viljast
no see on nüüd jällegi minu, eks ole, spioon ja sõber Viktor Suvorov, tema ütleb hinnanguliselt, et mädaneb ära umbes 70% üles korjatud viljast. Nii et noh, probleema. Ja siit tekib probleema, kus kohast venelane süüa hakkab saama. Muide, on olemas üks selline no siuke rehkendusnumber, et teravilja peab korjama parasjagu nii palju, et ühe inimese kohta umbkaudu tonn. Noh, kui 140 miljonit elanikku on, siis see on siis 140 miljonit tonni teravilja peaks olema. No seda ei tule venelastel nüüd küll mitte kuskil. Ja võt siit hakkavadki igasugused järgnevad ja muud probleemid peale. Muide, noh, praegu nüüd juhtus üks väga huvitav asi. Jällegi natukene Eestiga seotud. Mäletate seda lugu VEB-fondist? Ja et VEB-fondis kadus raha ära, osaliselt, noh, siin oli küsimus, kas ta varastati ära, seal oli siis mingi tegelane, Matt oli tema nimi, kes oli ühe Nõukogude Eesti sihukese majandustegelase poeg või sugulane Matt. Ja et tema kaudu võeti mingisugused rahad välja ja siis oli mingisugused fiktiivsed dokumendid ja fiktiivsed paberid, millele kirjutas alla ja Vahur Kraft ja kogu see veebilugu. Nüüd VEB-fond. VEB-fond oli sihuke teatav obligatsioonide või väärtpaberite selline hoidmise koht või hoidmise süsteem, mis oli seotud VEB-pangaga, mis oli siis vene keeles VEB, Vnesekonombank ehk välismajanduspank. Vot see oli see VEB-fondid, vot kogu see oli selle pangaga seotud. No käe küll, pank pangaks. Nüüd leidis aset sündmus 10. augustil, ma vaatan kalendrist, ja see on siis 10. august, see on siis eelmise nädala esmaspäeval. Eelmise nädala esmaspäeval lasti lahti VEB-fondi asepresident, kelle nimi oli Andrei Klepatš. Selle Andrei Klepatši vallandamine või vabastamine VEB-fondis on tähtis sellepärast. No, tema muidugi tuli sinna panka hiljem, ütleme 10-12 aastat tagasi. Nii et tema nüüd otseselt selle VEB-fondi vargusega ju nüüd otseselt seotud ei ole. Aga tema kõige tähtsam iseloomujoon oli see, et ta rääkis majandusest enam-vähem ausalt. Nii nagu need majandusasjad siis reaalselt olid. Tema oli siis üks neid, kellel lubati ka rääkida ja sellest on mitmed teised läände põgenenud rahamehed rääkinud, et kui oli mingisugune majandus- või pangandusküsimuste arutelu ja ümarlaud Putini juures, kusjuures see ümarlaud oli seotud mingite tõsiste probleemidega, siis oli ju ikkagi niimoodi, et enamus nõupidamisest osavõtt ja kummardasid ja noogutasid ja ütlesid Putinile ikka, kui ja tark ta on ja kui hästi läheb Vene majandus. Aga Klepatš oli üks nendest 2-3 majandusteadlasest, kellel lubati rääkida nii, nagu asjad ka tegelikult on. Nii et selles mõttes ta oli, ütleme, Putini jaoks mingil määral selline tõeruupor. Üks neist vähestest, kelle kaudu Putin midagi majandusest teada sai. Aga nüüd juhtus niisugune lugu, et maikuus oli üks mingisugune jällegi majandusfoorum, nagu neid nüüd venelased ikka teevad, seda tsirkust, kus Klepatš esines pikema sõnavõtuga, mille põhiline teema oli see, sellistel tingimustel ja sellistel majanduslikel asjaoludel ei ole Venemaa võimeline pidama kurnamissõda.
Noh, ühesõnaga, kas siis tungigu peale ja võtku Ukraina ära või siis tulgu ära, aga igal juhul see istuv kurnamissõda käib Venemaale üle jõu. Selliseid asju Venemaal rääkida üldiselt ei tohi. Aga klepatš on klepatš, eks ole. Aga miks ta siis nüüd, see on siis mai, juuni, juuli, august, miks ta siis nüüd vallandati 3 kuud hiljem, kui ta seda koledat informatsiooni jagas, et Venemaa ei pea majanduslikult seda sõda vastu. Aga see on lihtsal põhjusel, et tema ettekanne, mis oli kuskil 4-5 lehekülge masin kirjas, noh, joppas nii, et see sattus sisuliselt mingisse Facebooki või selle lähedasse lingi kaudu, ühesõnaga internetti. See muutus avalikuks. Kusjuures, eks ole, Putin ju teadis seda ettekannet, nagu ma ütlesin, maikuust, aga lahti lasti 10. augustil. Ja antud juhul oli siis tegemist mitte niivõrd sellega, mis ta ütles, vaid see, et see tema ütlemine tuli avalikuks, tuli välja. Noh, igasugused neid numbreid sinna tänna, eks neid või ju esitada ühtesid või teisi. Ma arvan, et see läheb pika peale igavaks, aga no fakt on ühesõnaga tõepoolest see, et Ukraina sellised viimase aja tegemised on olnud ikkagi Venemaale erakordselt ohtlikud. Kui me, ohtlikud, hakkame peale sellistest elementaarsetest asjadest nagu rakettide tootmine ehk ballistiliste rakettide tootmine, need ei ole nüüd tiivakestega lendavad droonid, vaid need on nii nagu raketid vanastigi olid minu pärast Katjušad või mis iganes, ja see on nende tootmine. Probleem mootor. Mootor peab käivituma erinevatel režiimidel, erinevatel aegadel. Ta stardib ühe kiirusega, siis midagi läheb alla, tempo läheb alla, siis läheb kiirus üle ja nii edasi. Kusjuures huvitav on ju veel see ka, et Vene Sarmat tüüpi raketid ja nii edasi, ega nende mootor on ju ka niisugune, et ta ei ole päris nii, ütleme, siin taga. Tähendab, ta on. Aga kui on vaja saavutada, et see rakett teeks mingisuguse pöörde või sihtmärgi suunas ja nii edasi, siis üks pööramise vahendeid on seesama mootor, mida saab siis nüüd niimoodi keerata, eks ole. Kui rakett peab sinna minema, ta lastakse siit niimoodi välja, siis mootor keeratakse nii ja ta läheb siis sinna kuhu. Ühesõnaga, see ei ole küll väga suur raketiteadus, nii imelikult, kui see ka ei kõla. Aga see asi peab kuidagi toimima. Aga ta toimib ainult siis, kui on olemas digitaalne kontroll. Juhul, kui on olemas vastavad digiinstrumendid või mingisugused muud juhtimisvahendid, mis võivad seda raketti juhtida. Ja vot need instrumendid on Venemaal ikkagi kapitaalselt puudu, sest Venemaa ei tooda mitte mingisuguseid digitaalseid asju. Ega silma asjata jumalukene ju ei räägitud. Tead, mulle tundus, et see on jama. Aga nagu viimastel aegadel nii-öelda spetsialistidega rääkides tuleb välja, et vist väga jama ei olegi. Et venelased võtavad välja lääne külmutuskappidest näiteks või lääne televiisoritest või tõuksidest. Mitte lääne, vaid ida, sest läänest Venemaa enam midagi ei saa, aga Hiinast, idast saab. Urgitsevad sealt välja igasugused need digitaalsed vidinad, mis seal sees on. Ja see, mis peab külmutuskapil, külmutuskapp ju vahepeal käib, siis ei käi ja tema see külmarežiim ja nii edasi, see on ju tegelikult ka üks tähtis reguleeritav asi külmutuskapile. Ja et vot sellistest asjadest on venelased hakanud sõrmega välja urgitsema kõikvõimalikke neid digitaalasju ja seda ümber paigutama oma kõikvõimalikele lendavatele asjadele, sealhulgas ka rakettidele. Seda on raske uskuda.
et teil on külmutuskapp, külmutuskapist urgitsetakse see elektrooniline vidin välja ja pannakse raketi külge selleks, et seda raketti juhtida. Seda on raske uskuda, aga kuna see jookseb läbi juba peaaegu aasta otsa, no siis hakka uskuma, no kuhu sa pääsed. Muide, see tuletab meile ühe asja veel meelde. Mäletate seda jubedat algust, millega Ukraina sõda peale hakkas? See oli niimoodi, et ülevalt oli filmitud ja näidatud, kuidas Kiievi suunas läksid tankikolonnid, 20-30. Ja see oli siis esimesi kordi, kus Ukraina nagu tulistas selle tankikolonni puruks ja kõik see. Ja siis, ja muuhulgas jooksid läbi kõik võimalikud kaadrid venelastest, kellel on siis soomustransportöör või siis külgkorviga mootorratas, nii edasi, kes veavad Venemaale külmutuskappe, petsupotte ja igasuguseid muid selliseid asju. Et noh, ja siis ju irvitati selle üle, et noh, kas tõesti vetsupoti pärast on mõtet ja tohib, ütleme, sõdureid surma saata ja nii edasi. See, mida me tol korral väga tähele ei pannud, oli see, et tegelikult küsimus ei ole mitte vetsupotist, seda tarkust, noh, me ei saa, aga külmkapist saame küll. Et võib-olla oligi see tegelikult väga arukas ja tark idee, et olukorras, kus igasugused juhtimissüsteemid, elektroonilised ja nii edasi, on Venemaale kätte saamatud, et võib-olla ongi siis kaval võtta ukrainlaste käest need külmutuskapid ja muud tõelised asjad ja nii edasi. Ma ütlesin, et ma ei hakka numbreid rääkima, aga mul lihtsalt siin sattus väike paberikene ette, ma lihtsalt loen, mis siin kirjas on. On teada ja nüüd venelased isegi ütlevad, 30% Venemaa põllumajandusest on kadunud, ühesõnaga ta ei tööta. Siis siin on keskmistest palkadest. Ja lihtsalt üks number veel ja siis jätame numbrid rahule. Õige, noh, kaasaegne kombain, mida venelastel peaks nüüd ka olema, kulutab bensiini või õieti diislit 60 liitrit tunnis. Kombain 60 liitrit tunnis. No, eks ole, kõrvutuseks neile, kellel autot ei ole ja nii edasi, siis see on ühesõnaga 3 korda rohkem, kui läheb tavalise autopaaki. Ja eks ole, kombainid ja tankid ja nii edasi, nende puhul ei ole tähtis mitte läbisõit, vaid tähtis on siuke üksus, mille nimi on mototund. Kui kombainiga me saame rääkida, et mototund võtab 60 liitrit, siis siit me saame teha ka järgmise huvitava järelduse ja see järgmine huvitav järeldus seisneb nimelt selles, et samasugused kulud peaksid tulema ju ka tankil. Tähendab, ka tanki puhul rehkendatakse mototunde, aga mitte läbisõitu. Noh, arusaadavalt, eks ole, ta sõidab ju aeglaselt ja kohmakalt ja nii edasi. Ja kusjuures lahinguväljal tank ju tegelikult, noh, vingerdab nii ja naa ja igatahes on. Niisiis, ja seal loetakse siis tähtsaks seda mototundi. Nii et keerutage, mismoodi sa ka keerutad, aga lõbusaks läheb asi alati siis, kui jutt on igasugustest energiaasjadest ja muust taoliselt. Nii, ja siin on jällegi sellest taliviljadest, noh, seal midagi. Nii, ja üks number veel, vaat me rääkisime sellest, et palju traktorist palka saab või noh, see oli keskmine palk, kuskil 300-500 euri vahepeal kindlasti on, noh, kusjuures ega Venemaal ju ka ei ole tegemist ju ainult traktoristidega, tähendab, on ka ju põllumehed nagu meilgi, eks ole, ei ole ju sihukest ametit nagu traktorist, vaid seda teevad ju tavalised talumehed.
Aga verestatistika avaldas nüüd selle numbri, et 50 000 traktoristi, kes oskavad traktoriga sõita ja koristada, künda, külvata, 50 000 traktoristi on praegu rindel. Ja me ei tea, kui paljud neist veel tagasi tulevad ja mis neist edaspidi saama hakkab ja nii edasi. Nii et see on jällegi üks niisugune oluline põld. Miks me räägime sellest põllumajandusvärgist? Põllumajandusvärk ei ole nali selles mõttes, et nii nagu nõukogude ajal oli nii, et põllumajandus nagu jäi kogu aeg maha. No ütleme niimoodi, et meil siin Eestis koristati vilja, see võis olla kuskil umbes niimoodi 23, 24, 25 tsentnerit hektarilt. Praegu koristatakse Eestis ja normaalsetes riikides nii edasi, tegelikult me räägime kuskil 100 tsentnerist hektarist. Ehk see nõukogude põllumajanduse tase isegi Eestis oli 4 korda madalam kui normaalses maailmas. Ja paradoks on selles, et mustmullad, nii nagu nad Ukrainas on, sealtki saadi 13, 14, 15 tsentnerit hektarit, mis on ju ka tegelikult ikkagi väga-väga sümboolne värk. Ja miks ma räägin sellest põllumajandusest, nagu mina oleks mingisugune, ei ole suur spetsialist ja teaks, kuidas lehmi lüpsta ja ei, ma tean küll, kus kohast lehma lüpstakse, aga kui küsimus läheb selle peale, et no kuidas ja nii edasi, siis tekivad mul probleemid. Aga ma räägin sellest põllumajandusest mitte sellepärast, et poosetada oma mingisuguste põllumajanduslähedaste teadmistega, vaid selleks, et meelde tuletada, põllumajandus ehk toitlustamine oli keskne probleem juba Nõukogude Liidus. Me nimetasime ju asju, eks ole, saagikus on madal, ladustada pole kuskile, kogu aeg on probleemid tehnikaga ja mis iganes. No ja nüüd korrutame kõik selle asja, ma ei tea, peaaegu 10-ga ja me saame selle jama, mis on praegu Venemaal olemas. Ja see jama on tähtis, ütleme, selle suure poliitika valguses selles mõttes, et Putin tahab või ei taha, aga ta peab langetama otsuse. Kas me nüüd peame seda sõda Ukraina vastu edasi või me peame hakkama otsima mingisugust lahendust. Millist lahendust? Putin käib igal pool ringi ja ähvardab endiselt. Putini idiootsus muuhulgas on näiteks selles, et eks ole, Putin käis nüüd Jaapanis ja pidas vajalikuks deklareerida, et nõndanimetatud Jaapani põhjaterritooriumid Putin järjekordselt kuulutas nad Venemaa omadeks, millega ta muidugi ajas jaapanlased marru. Sellepärast jaapanlased peavad neid 4 saart enda omadeks. Putin teatab, et ei, need on teema. Tulemus on ju tegelikult on see, et ma hakkasin lihtsalt huvi pärast mõtlema. Putin on suutnud ajada vihale kõik oma naabrid. Tal tegelikult, kui nüüd Valgevene välja arvata, ega seal Lukašenko on ka muide ega kaval poiss, ega ta päriselt endale siiski pähe sittuda ka ei lase. Üldiselt Lukašenko auks, milline kaabakas ta ka ei ole, üldiselt majanduses, eriti põllumajanduses ja teatud väetiste tootmise harudes, kaalium ja mida iganes, kartul, pulba ja nii edasi. Lukašenko ei unusta ära, et ta on siiski Valgevene president ja kui tal on siin valiku variant, kas hakata mingi Vene kubermangu kuberneriks või olla iseseisva riigi president, siis ega siin on ka nii, nagu ta on. Nii et kui sa hakkad otsast ülevalt tulema, eks ole, Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, nüüd poole vinnaga Valgevene, Ukrainast, millest me räägime, ja siis allpool Taga-Kaukaasia nüüd õnnestus vihale ajada veel ka siis Armeenia, kes kaua aega oli pro-Vene, sellepärast, et ta olenes täielikult Venemaa, Aserbaidžaan, kes on tegelikult Türgi liitlane, Kasahstan ja sealt edasi minna, Tadžikistan, Turkmenistan, Usbekistan ja nii edasi.
Ja nüüd siis sealt ringiga tuleme üles Jaapani juurde ja siis võib öelda ikkagi täitsa külmalt. Putin on suutnud tekitada olukorra, kus kõik tema naabrid ilma ühegi erandita on tema viha vaenlased. Kui me mõtleme selle peale, mida tähendab sõna diplomaatia, mis on selle tähendus, siis diplomaatia kõige suuremaks ja kõige olulisemaks selliseks funktsiooniks on tagada oma riigile julgeolek, stabiilsus ja rahu. Noh, jumalukene Molotov-Ribbentropi pakt. Mida Ribbentrop tegi? Ribbentrop tegelikult siis tõi Stalinile sellise pakti, mille tulemusena potentsiaalselt ohtlik Venemaa oli Saksamaa suhtes mitte ohtlik. Ja see andis siis Saksamaale vastavalt võimaluse tungida Belgia, Prantsusmaa kaudu ja tegelikult kõige rohkem, eks ole, läbi Prantsusmaa põhjakalda tungida Inglismaale, keda Hitler luges ka oma suureks ajal. Ehk teiste sõnadega, kui me võtame ka kõige sellise, meie jaoks kõige drastilisema, ütleme sellise diplomaadi ja diplomaatilise manöövri Molotov-Ribbentropi pakti, isegi selle eesmärk oli üks, rahu. Putini diplomaatia on kuni nüüd siis selle nädalani olnud täpselt vastupidine. Tagada endale vaenlased absoluutselt igalt poolt. Hiinat ei saa eriti sõbralikuna pidada, siis Hiina ajab oma asja ja ta on ikkagi ka väga suur riik ja tal on oma selged huvid Siberis ja kus iganes. Kes tal seal veel on? Põhja-Korea. Õige, Põhja-Korea on siis nagu selline sõbralik riik. Ütleme, sinna tajavad asju nüüd Indiaga seoses kütusega, aga India pole ju ka tegelikult teab, kus naaber. Ja kusjuures muide huvitav on see, et India inimeste elatustase, keskmine SKP ühe inimese kohta, on ligi 10 korda, ma rõhutan, ligi 10 korda kõrgem kui Venemaal. Nii et ega tegelikult India on ikkagi jõlevõimas majanduslik jõud, kui nüüd arvestada seda olukorda. Indiaga on Putin üldse selline käki endale kokku keeranud, et see asi käib välja niimoodi, et kuna Putin ei saa ja Venemaa ei saa naftat eriti kuskile viia, sellepärast, et sanktsioonid ja nii edasi, siis ainus koht, kuhu Putin saab naftat viia, on mis asi? On India. Nüüd, mis edasi saab? India töötleb selle nafta ümber ja toodab sellest siis diislit ja bensiini ja toob selle ligi 10 korda suurema hinnaga Venemaale tagasi. Eks ole, mõtle, maailma suurim naftariik ostab bensiini lihtsalt suurelt riigilt, Indialt. Nii et praegune see olukord on diplomaatia rindel nagu ta on, aga nüüd tuleme meie põllumajanduse juurde jälle tagasi, eks ole, sellepärast, et põllumajandus on ka tähtis asi, on see, et kui nüüd peaks juhtuma ja mina ausalt öeldes loodan ja ma arvan, et juhtubki, tekib toiduainete kriis. Me võime kasutada ka sõna nälg. Siis tekib väga huvitav probleem. Tähendab, mida siis Vene juhtkond peab tegema hakkama? Praegused, enam-vähem, kuidas mida Venemaa tegema hakkab. Ütleme, bensiini ja sellega on tegelikult juba näha, kuidas see toimub. Jagatakse talongid välja, ühe raksuga võib võtta 20 liitrit bensiini, kuu aja jooksul 40-50 liitrit, eks siin ole ju ka erinevates regioonides erinevat moodi, aga ühesõnaga sisse on viidud talongide süsteem. Ja kui me täna meenutame seda, milline oli siis Eesti iseseisvuse taastamise ajal,
siis ma arvan, et vanemad inimesed, kõik, kes on täna ütleme 60+, mäletavad väga hästi, et tulid kas sellised talongid, kaardid või siis olid sellised eraldi sellised ostudokumendid, kus oli isegi pilt peal ja need, millega siis sai osta ja millega reguleeriti seda, et Eestis nälga ei olnud, aga puudus toiduainetest põhimõtteliselt siiski oli. Tähendab, ei olnud ju niimoodi, et me oleks saanud osta nii palju, kui me tahtsime. Eestis ei nälginud keegi. Aga see ostuvõime oli ära piiratud küll. Nii et bensiiniga on nüüd nii nagu ta on. Ja üldse kogu selle naftavärgindusega, tähendab, siin on tegelikult isegi nagu 3 eraldi sellist naftaga seotud asja. Esiteks on mootorikütus. Mootorikütus on bensiin, kõige kõrgem fraktsioon. Teiseks on see siis diiselmootorite kütus, mis on järgmine fraktsioon ja kolmas on siis masuut, mida kasutatakse laevadel. Ja igal pool, kus on sellised väga suured ja rasked mootorid, sellised võimsad, mis söövad hästi palju. Masuudi erinevus 2 eelmisest seisneb selles, et ega kui masuudi lihtsalt viskad põrandale või paned siia lihtsalt tikuga tule otsa, masuut ei põle. Aga kuigi ta on tegelikult kõrge kütteväärtusega, aga masuut ei põle. Masuut on selline kleepuv must vastik asjandus, lõhnab nafta järel ja nii edasi. Masuudi puhul on siis, miks just laevadele seda vaja on lihtsalt sellepärast, et see on tõesti võimas kütus, aga teisest küljest masuut läheb käima siis, kui ta on eelnevalt kuumaks aetud. Tähendab, kui masuut on juba seal oma pluss 60-70 kraadi soe ja nii edasi, siis tal tekib see võime põleda. Ja sellepärast ongi masuuti vaja just nimelt selliste hästi suurte mootorite suhtes, mida saab eelnevalt soojaks kütta. Aga ühesõnaga probleem, eks ju. Ja võt nüüd tekibki siis see küsimus, mis hakkab selle söögiasjandusega Venemaal edasi saama. Point on natukene ka selles, et ega Venemaa täna veel seda probleemi eriti ei tunnista. Nii, nüüd siis natukene sellest, et kas rahu on võimalik või ei ole ja ühesõnaga, mida edasi, seda rohkem inimesi hakkab tahtma rahu, sest olukord läheb sandiks, kui midagi muud paremat ei tule, siis üks teema unustatud veel, tähendab söök söögiks. Üks omaette teema on ju veel ka selline asi nagu joogivesi. Ja vot just siin mul olid, eks ole, need kõrvaklapid peas ja ma vaatasin just ühte asja, mis oli seotud Tomski ja Omski, need on siis Siberi suured linnad seal. Just praegu ma nägin siis ühesõnaga, kus Tomskis joogivesi on tumepruun. Ja inimesed ju küll püütakse läbi marli teda ajada ja nii edasi. Ühesõnaga, see vesi ei ole enam selle vee moodi, aga vett on ju inimestel iga päev vaja. Nii et need on probleemi järel, mis tulevad ja mis me sellest räägime, ühesõnaga, kas ma nüüd tahan olla selline kahjurõõmus ja muide ma olen igaks juhuks aus inimene, ma ütlen jah, ma olen kahjurõõmus ka. Ja mõnes mõttes ma ütlen, et see kusene virtsa vesi, mis Tomskis on, selle peale ma ütleksin venelastele paras. Selle te olete ära teeninud, mis nüüd edasi on. Aga tähtsam on teine asi. Millisel juhul lähevad asjad nii kaugele, et Venemaa ei suuda ja ei julge edasi sõdida. Me ju esitame endale ka küsimusi, kas nad tulevad Baltikumile kallale või ei tule ja nii edasi. Tähendab, selge on see, et ei tule.
aga, aga ma nagu väga ei usu ka seda, et venelased nüüd selle sõdimise katki jätavad. Ja selles mõttes mulle pakub huvi, no esiteks, kui sa hakkad põllumajanduse vastu huvi tundma, nagu mina siin, muide, ma igaks juhuks tuletan vaatajatele meelde, et kui ma olin Riigikogus, siis olin ma viimased 2 raksu Riigikogus maaelukomisjonis, mis oli tegelikult hästi huvitav ja siuke tore koht. Noh, eks ole, teised tahtsid seal, kes väliskomisjoni ja majanduskomisjoni ja ma ei tea, mida iganes. No väliskomisjon mulle ei sobinud sellisel põhjusel, et väliskomisjonis sa pead sõitma erinevatesse riikidesse, kohtadesse ja nii edasi. Ja vot sõitmine on üks see asi, mis mul on täpselt selle koha peal. Sellepärast, kui sa oled 12 aastat elanud lombi taga Ameerikas ja kui sa kord kuus ja mõnikord 2 korda kuus käid Eesti ja Ameerika vahet ja ma pidin käima, sest mul polnud vahepeal ju erilisi variantegi. No ema elas üksinda Tähtveres Tartus ja keegi ju pidi olema, kes vaatab koduste asjade järele, puid lõhkuma ja saagima ja nii edasi. Siis mina käisin puid lõhkumas ja saagimas Ameerikast siin ja noh, see oli õnneaeg, kui ema Ameerikasse tuli, aga põhimõtteliselt ega tema ei olnud nõus ega valmis Ameerikasse üle kolima. Noh, ta tuli meile sinna kuuks paariks ja siis oli noh, nagu süda rahul, aga vot see värk. Ma ütlen seda sellepärast, et see on see põhjus, miks mind väliskomisjon kohe kuidagi ei huvitanud, sellepärast, et seal tuleb ringi sõita. Ja ma olen südamest tänulik Ivari Padar ja Aivar Kokk ja kes iganes me seal oli, Repinski, lambakasvataja ja Estonia teatri nõukogu liige, mis iganes. Nüüd ta oli tore poiss, et tähendab, kui ta määrati sinna Keskerakonna poolt Estonia nõukogusse, siis ta tunnistas ausalt, et ta pole elus kordagi ooperit näinud, aga lubas käima hakata. Nii et niisugune värk. Maaelukomisjoni esindaja Estonia teatris. Okei. Et ühesõnaga ma nagu olen sellest hetkest alates hakanud nagu enam-vähem aru saama, et kui tähtis põllumajandus on ja kuidas ta umbes käib. Eesti põllumajandust ma ei tea tegelikult suurt midagi, siiralt kahju on see, et noh, läks ära e-piim tootmine, aga noh, jällegi nendel tulid head uued peremehed Saudi Araabiast ja mis iganes, tegemist on ju Joakim Helenius on väga palju panustanud Eesti piimatööstusesse ja kõik see. Nii et ühesõnaga ma ütleksin nii, et põllumajandus on huvitav värk ja ma loodan, et ma suutsin sellest nagu lõbusalt rääkida. Aga tähendab see, et mis Venemaaga juhtuma hakkab seoses selle põllumajandus, sellel on muidugi ka strateegiline huvi. Kui ikkagi Venemaal ikkagi täiesti käpuli on kogu oma põllumajanduse sellega, siis te tahate või ei taha, aga Venemaad peab hakkama sellest sitast välja kiskuma. Variante lihtsalt ei ole. Tähendab, ütleme, nälgiv Venemaa on ikka üks kuradi ohtlik asi. Tähendab, kui rahvas ikkagi üldiselt on meeleheitele viidud ja meeleheite kursil asjad praegu käivad, siis meeleheite kurss meie pirakas naaberriigis omab meie jaoks sellist julgeolekulist tähtsust igal juhul. Nüüd ma ei tule meelde, keegi meie sõjameestest on sellest rääkinud, aga ma lisaksin siia juurde, et enne sõjamehi rääkisin mina sellest. Ja see, millest rääkida, on järgmine. 1999 mingisuguse NATO konverentsi jaoks ja nii edasi. Ja ma ütlesin, et meie ei ole valmis ja me ei ole läbi mõelnud seda olukorda, kui mitte Vene ei tule meile kallale relvade ja püsside ja nüüd rakettide droonidega. Aga mis siis, kui Petseri poolt hakkavad tulema nälginud, räbalates venelased, naised lastega, kellel
noh, enam-vähem seesama, mis praegu ju Hispaanial oli, tähendab, kui tulevad sellised inimesed, mida me siis teha saame ja kuidas me peame sellele reageerima. Kui meil on sealt teiselt poolt tulemas 25-30 000 näljast venelast, no isegi puht humanitaarsetel kaalutlusel, neid ei ole võimalik tagasi saata ja neid ei saa ka nälgima jätta, nad peavad kuskil. Muide, kes selle teemaga tegeles omal ajal juba üsna ägedalt, oli Soome. Soome mõtles selle peale, et Karjala Soome, mis on uskumatult siukene kehvapoolne kant, et mida teha. Ja nüüd hiljem Brüsselis mingite Soome saadikutega rääkides ja siis, kui see teema nagu üles kerkis, siis soomlased ütlesid, et nad ongi piiri lähedale tassinud tuhandeid telke, tuhandeid piirituse lampe, mille peal konserve, noh, minu pärast seal hernesupikonservid või kuubikud või loomaliha kuubikud, millest midagi teha saab, leiba ja nii edasi, arvestades, et mingil hetkel võib Karjalast tulla see tuhandete inimeste voor sinna. Kusjuures, võt siin on nüüd veel ka see väga tähtis nüanss. Soomlased ehitavad okastraate, meie kaevame kraave ja värki ja nii edasi, nii edasi. Siin on veel üks väga oluline tähtis. Keegi muide minu selle kraaviga ütles, et venelased tankiga ei tule, et nüüd on hoopis teine sõda ja kõik see. On jah teine sõda. Aga selle sama okastraadi ja kraavi tähtsaim funktsioon ei ole mitte tankide kinnihoidmine, vaid nende kümnete tuhandete nälgivate venelaste kinnihoidmine, kes alles hakkavad tulema. Ja et nad näeksid juba eemalt, et see tulemine on mõttetu. See on võib-olla isegi oluliselt olulisem kui miskid muud asjad. Ja sellega ma siis nüüd põhjendan ära selle, miks ma põllumajandusest järsku rääkima hakkasin, sellepärast, et nälg ja Venemaa nälg on tegelikult ohtlik ikkagi ka kõigile nendele naaberriikidele. No Eesti, Läti, Leedu ja nii edasi. Me ei ole ju võimelised neid Petseri taguseid venelasi ära söötma. Me ei ole võimelised neile kõigile tagama lihtsalt, minu pärast kas või, kui meie sügisesed vihmad tulevad, inimesed peaksid ju kuskile varjule saama. Need telgid ja muud asjad sinna juurde ja nii edasi. Tähendab, selles mõttes jälgin ma seda põllumajanduse värki Venemaal teatava sellise kahemõttelisusega. Punkt 1, nagu ma ütlesin, minu kahjurõõm on lõpmatu. Mida sitemini Venemaal läheb, seda paremini ma ennast tunnen. Ja minu arvates on see täitsa okei. Aga teisest küljest, kui ikkagi väga kehvasti läheb, siis me ju tegelikult ei tea, mida need 100 000 või isegi miljonid nälgivad ja hädas ja janused ja nii edasi. Venelased võivad meil piiri taga tegema hakata nii, et see tekitab meile teatava ohu. Niisiis, põllumajandusega on Venemaal seis nagu ta on. Põhimõtteliselt on see seis veel minu arvates lõbus ja ma loodan, et te saite lõuatäie naerda, kui ma rääkisin teile Vene kombaineritest, traktoristidest ja sellest, kuidas vili presendi peale maha valatakse. Nii, nüüd ma vaatan, et mul on 50-11, okei. Teate mis, nüüd ma räägin hoopis teisest asjast, kuna meil on täna siis, eks ole, 20. Ja see oli siis, kui siin Vene tankid käisid ja mis iganes, siis mina olin Moskvas. Ja ma räägin paari sõnaga, mis seal Moskvas siis juhtus. Mina olin NSV Liidu rahvasaadik ja suvel juuni-juuli tulime perega Eestisse selleks, et sügisel Ameerikasse tagasi sõita. Ja kus ma töötasin. No ja siis 18. augustil tulime me Moskvasse, kõlistasime oma sõpradele USA saatkonnas, tulime siis väikse kambaga kokku, käisime Izmailova pargis jalutamas ja jäätist söömas ja mida iganes ja nii edasi. Ja nüüd järgmine päev kõlistab see sama vend, kellega
kellega me eelmisel päeval olime ringi käinud selle väikse kambaga. Ja ütleb, et Igor, keera televiisor kell 7 lahti, et tõenäoliselt on üleval mingisugune suur jama. Noh, ja 6:37 juba hakkab tulema Luikede järv, eks ole, mis on alati olnud selle märk, et noh, keegi on ära surnud või midagi. Ja kell 7 siis tuleb teade selle kohta, et võimu on üle võtnud teatav selline erakorraline komitee või mis tahes asjad ja kehtestatakse erakorraline olukord ja nii edasi. Kuna me elasime majas, kus elasid kõik või enamus, ütleme, rahvasaadikuid, kes väljastpoolt Moskvat tulid, siis hakkasid juba uksed käima ja inimesed tulid, saadikud tulid koridoride ja lifti juurde välja, et noh, mis jama see on ja mis edasi hakkab juhtuma ja kui ohtlik see on ja nii edasi. Nüüd järgmine asi, mis väga huvitav oli see, et meie selle saadikute maja lähedal, seal üks metroopeatus sinna, oli kauplus, mida nimetatakse gastronoomiks ehk toiduainete kauplus nõukogude mõttes. Ja väga ruttu kuskil 10 paiku selgus, et gastronoomis on müügile tulnud konjak, kus juures see nõnda nimetatud Belõi Aist või valge kure konjak, mis ju ka meil müügil oli. No ei läinud palju aega, kui kõik NSV Liidu rahvasaadikud, soliidsed inimesed ja nii edasi tormasid välja suurte kohvrite ja avoskadega ja millega iganes seda konjakit ostma, sest konjak oli olnud defitsiit. Muide pärast seda, kui see hunta läbi kukkus, jäi see konjak müügile endist viisi odava hinnaga. Ja rahva hulgas kutsuti seda konjakit edaspidi nii Belõi Aist, aga kutsuti Huntovski ehk hunta konjak. Aga no fakt on see, et kuskil pärast kella 11:30 hakkasid saadikud tarvitama vägijooke, sest šampa muide kerkis ka välja. Ja tõenäoliselt kell 12 olid kõik juba nagu sellises kerges vines, et ikka mida me teha saame ja kuidas ja see ja mina otsustasin seal, et kuradile, et ma lähen Kremlisse. Ja läksingi mööda kuulsat Kutuzovi prospekti, mida mööda nüüd Putin sõidab ja jõudsingi varsti Kremli juurde. Väga huvitav asi oli see, et mingit hirmu tegelikult ju ei olnud. Ma arvan, et tank Tallinna tänaval näeb märksa jubedamalt välja kui tank Moskva tänaval, mis on oluliselt laiem ja värgid ja nii edasi. Ja kuna sa oled sõjaväes käinud ja tead siis, kuidas see T-34 või T-74 välja näeb, on nagu on jah ebameeldiv, aga ega ta nüüd ikka nii lausa ei ehmata ka. Muide, mis oli väga tore, oli see, et kui see tankikolonn liikus Kremli peale, siis juhtus see, mida ei ole juhtunud Moskvas sellest ajast saadik. Tankid jäid punase tule all seisma ja lasid selle liikluse mööda. Tänapäeval, nagu väidetakse, Moskvas ei peatu punase tule all isegi taksod mitte ja nende jaoks punane tuli tähendab seda, et tuleb aeglasemalt sõita. No midagi, läksin ma siis sealt läbi, see mingisugune tankipatrull seal tänaval nii edasi ja ma ütlesin, ma lähen Kremlisse. Ja kuna mul oli see saadiku märk siin ja see hästi karm tõend, siis muidugi ma Kremlisse ka sain. Kremlis oli siis niisugune värk, et ühesõnaga Kremlis, kus oli ülemnõukogu ja valitsus ja nii edasi, valitses tegelikult täielik vaikus. Inimesed istusid, need masinakirjutajad ja nõunikud ja kes iganes, istusid oma kabinettides, sosistasid, jõid teed ja arutasid, mida see kõik võib tähendada ja mismoodi olla. Aga kuna sul on juba, eks ole, konjak sees, siis mis see ikka, eks ma siis põrutasin ülemnõukogu esimehe juurde, Anatoli Lukjanovi juurde, kes muide oli olnud minu doktori väitekirja komisjoni üks liige, nii et me teadsime teineteist tegelikult väga hästi. Ja ma läksin sinna sisse ja esitasin küsimuse, mis oli et Anatoli Ivanovitš, kas me oleme endiselt võim või on need jobud seal tänaval? Ja Lukjanov, võim, mis see nüüd, et see asi laheneb siin, mitte midagi hullu ei ole. Ja sel ajal muide helistas Lukjanovile ei rohkem ei vähem kui Jāzov, kes oli kaitseminister, marssal Jāzov.
ja Lukjanov lülitas sisse telefoni, valjuhääldaja. Nii et ma kuulsin ka nende omavahelist juttu ja nii edasi. Lukjanov ikka esitas seal sellele Jāzuvile küsimus, et kuidas ikkagi võim jääb ja mis me teeme ja et me tuleksime erakorralise istungjärgu juurde, kui võimalik ja nii edasi, et Jāzuv peaks tagama, et mingisuguseid pahandusi oleks. Nii et ma kuulsin seda juttu ja pärast seda ma hakkasin nagu kergelt taipama, miks ta selle valjuhääldaja pani. Siin on siis Ülemnõukogu esimees Lukjanov, NSV Liidu asepresident ja seal teisel pool on Jāzov, Nõukogude Liidu kaitseminister. Ja nemad omavahel räägivad. Ja mina istun kolmandana seal juures, lihtsalt kuulan, mis jutt see on ja nii edasi. Ja tegelikult võib-olla see on üks huvitavamaid käike. Lukjanov pärast läks muidugi kohtu alla ja ta istus ka kinni paar aastat selle hunta pulli eest ja nii edasi. Aga Lukjanov tekitas endale tunnistaja minu näol, kes võib öelda, et Lukjanov ei olnud selle huntaga kambas. Et ta esitas Jāzuvile küsimusi, Jāzov vastas ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et ühesõnaga, põhimõtteliselt nii läkski tegelikult, et selle 2 aasta asemel ta istus ära 1 aasta ja nii edasi. Ja tal oli tagavaraks alati tunnistaja olemas ja ma olen vastu selle asja kirjalikult üles pannud. Et jah, et ma olin selle jutuajamise juures ja jutuajamise sisu oli see ja see minu tunnistus läks sinna kohtuprotsessile. Ja üks väike asi võib-olla siis veel. Selles majas, kus saadikud elasid, me mõtlesime, et tegelikult mida me kartsime. Me oli täiesti selgelt veendunud, et mitte midagi jubedat meiega juhtuda ei saa. Nagu ma aru saan, Tallinnas olid ikka inimesed hirmul, aga meil ei olnud nagu hirmuks mitte mingisugust põhjust. On tankid, on see ja see. Me oleme NSV Liidu rahvasaadikud, meiega ei saa midagi juhtuda. Ja ei juhtunudki. Kuid me kartsime oma perekondade pärast. Me kartsime, et nad järsku võtavad meie abikaasad ja lapsed ja vanaemad ja kõik ühesõnaga ja suravad nad kuskile Moskva ringtee taha ja nii edasi. Ja nemad on ja siis saab meid ähvardada, et võt teie lastega läheb halvasti või see, juhul kui te ei tee ühte või teist. Antud juhul, kui te ei legaliseeri seda huntat, kui läheb hääletamiseks, kas hunta on seaduslik või mitte, siis kõrgeim võim oli ikkagi NSV Liidu Ülemnõukogu ja võis olla see oht, et NSV Liidu Ülemnõukogu inimeste perekonnad juhtub midagi halvasti. Ja siis me kirjutasime, me saime kokku kuskil üks 50 seal majas all lifti juures ja seal, kus seal suuremad ruumid olid ja nii edasi. Ja otsustasime, et me kirjutame pöördumise maailma parlamentide poole. Ja maailma parlamentide pöördumise sisu oli siis see. Juhul kui te eelolevatel nädalatel näete, et NSV Liidu rahvasaadikud hääletavad hunta poolt, siis pidage meeles, et me oma hääletustes pole olnud vabad. Punkt. 50 allkirja või isegi rohkem seal sinna alla ja 5 eksemplaris käsitsi kirjutatud. Anti siis kätte nendele inimestele, kellel oli võimalus või vajadus sõita välismaale järgmisel päeval. Üks eksemplar jäi minule, sest mina pidin, nagu ma ütlesin, et eks ole, me pidime sõitma ju Ameerikasse. Nii et see ja oligi nagu peaaegu kõik. Ja juhtus üks väga siuke pull lugu. VIP-tuba, eks ole, Domodedovo lennuväljal. Ja me seal siis abikaasa ja poisikesega, kes oli siis tol korral 3-aastane, me siis seal ootame meie Ameerika lennukit. Ja ühel hetkel tuleb meie juurde piirivalvur, kes ei küsi dokumente,
mis on täiesti loogiline, sellepärast et tol korral minusuguseid teadis ju kogu Moskva, sellepärast et kõigist nendest ülemnõukogu istungitest ja nii edasi olid ju otse ülekanded 8–10 tundi päevas ja näod ju jäävad meelde. See tuli siis sinna meie juurde, ütles, et ma nüüd viin teid siit eri trepi kaudu, ma viin teid sinna lennuki juurde. Ja kui me olime seal, siis see piirivalve kapten, kes seal oli, see, kes meid oli toimetanud, pöördus minu poole, ütles, et Igor Nikolajevitš, kui siin see jama kaua kestab, siis ärge enam kunagi siia tagasi tulge. Üsna ebatavaline piirivalvuri kohta, Nõukogude piirivalvuri kohta. Ta aitab su välja ja soovitab sul mitte tagasi tulla. Aga no siis me lendasime ja järgmisel päeval lõuna ajal oli kõik juba lõppenud ja see oli üldse pull lugu. Nalja sai nagu raba. Aga praegu ma lihtsalt rääkisin, arvestades tänast päeva, ma rääkisin sellest, mis toimus 20. Moskvas. Ja julgen kinnitada, mingit suurt hirmu seal ei olnud. Me olime ikkagi nii kuradi enesekindlad oma poliitilises positsioonis, et mida sa siin kardad. Võib-olla oli isegi nii, et Tallinnas oli see olukord nagu natuke hirmsam, sest siin nagu ei olnud seda nõukogude kilpi, mis oleks siin inimesi kaitsnud ja ei olnud teada, mismoodi see asi siin lõpuni käib. Aga tore oli rääkida, häid pühi ja siis nädala pärast siis näeme jälle. Okei.